Minul tulevad külalised ja sellega seoses mõtlesin, et teeks neile ühe mõnusa värske salati. Selle jaoks on mul vaja ka lõigata ka sibulaid. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga iga kord, kui mina sibulat lõikan, on minul pisarad silmis. Selleks, et nüüd vaadata, kuidas saaks neid sibulaid ilma pisarateta lõigata, ma olengi siin köögis ja proovin erinevaid nippe, mille ma endale kokku olen otsinud. Esimesed aurud jõuavad minuni. Üks trikk, mida ma kuulsin, on see, et tuleb keel suust välja ajada ja siis lõigata, nii et siis need aurud lähevad nii-öelda keele peale, mitte silma peale, nii et ma proovin kõigepealt selle trikiga edasi töötada. Näeb küll tobe välja natuke, aga kui aitab, siis on ju asja eest. Mul läks paremaks küll, kui see keel sealt suust välja sai, võib-olla tõesti see ka natukene aitab. Vaikselt hakkab juba mõjuma see sibul mulle silmadele. Ma arvan, et on õige aeg võtta käsile esimene suurem trikk. Selleks on märg salvrätt. Panna sibula kõrvale lõigates. Siis ta pidi need aurud ära võtma ja siis enam ei nuta, nii et niimoodi ümber niimoodi pidi laotama nagu müüri. Ei teagi. Ma ütleks, et minul ei aidanud. Mul oli veel hullem vist kui alguses. Ma lubasin teile, et ma ei nuta ju. Ma lubasin, et ma annan teile trikke, kuidas mitte nutta. Aga võtame kätte triki number 3. Panna siis see sibul külma. Oli see 3. trikk. Minul ta siin on juba päris pikalt olnud. Võiks olla jahe. Ja siis ta ei pidanud enam nii palju neid aure nagu valla laskma ja siis ei nuta. Nii et proovime siis selle ka ära lõigata. Tundub, et aitas vist. Mine nii lähedale, kui tahad, aga pisarat ei tule, nii et sellele külmkapi sibulale annan mina küll 5 punktist 5 punkti. Ma olen jõudnud 4. sibuleni ja ma ei nuta sellepärast, et see 4. sibul on nii nukker, vaid sellepärast, et see 4. sibul ajas mul lihtsalt nutma need aurud. Tõesti, kui mitte midagi muud enam ei aita, siis tuleb abiks ainult viimane variant, milleks on ujumisprillid. Ja ei, ma ei ole nüüd valmis ujuma minema, vaid ma päästan oma silmi nutmise eest. Ja kohe läksid pisarad ära. Kõikide 4 variandi pealt valiksin välja kas külmutatud sibula, kuigi kes külmutatud või külma sibulat siis ei taha, siis ujumisprill on top number 1, kuidas ei nuta, kui sibulaid lõigata. Minu salati peale kuulub ka granaatõun ja nüüd ma arvan ja ma pean ausalt üles tunnistama, et ma vist ei ole elus mitte kunagi granaatõuna ise koorinud, mis tähendab seda, et ma olen täielikult perfektne kandidaat selle katsetamiseks, et kas tõesti saab granaatõunaga trikkidega või kuidas seda üldse tegelikult koorida, kuidas seda kõige lihtsamini seda sisu välja saada. Nii et alustame esimese selle trikiga, kus oli, et lõikatasid keskelt pooleks ja siis pidid klopsima või koputama selle peale niimoodi siia vette ja siis ta pidi lihtsalt välja kukkuma. Jõulisemalt tuleb, ma ei tohi nii pehmelt siin seda koputada, aga kuule, see töötab ju päris hästi, ma vaatan. Teine variant oli koorimine. Ringi. Ja kui see on nüüd niimoodi juppideks siit lõigatud, siis tuleb lihtsalt ja tuleb ja lendab, aga päris hästi töötas, nii et issand, mulle vist meeldis see meetod praegu rohkem, see käis kuidagi palju kiiremini kui see kopsimine. Salat sai mul nüüd valmis. Puud on ainult veel selline mõnus sai sinna kõrvale ja siia ma tahaks ka võid peale panna, aga või on ju teatavasti tihtipeale külmkapist tulles külm, nii et vaatame, kuidas ta üldse ennast siia peale niimoodi määrida laseb. Vana hea sõel, mis peab aitama võid siis siit niimoodi kätte saada. Vähemalt saab
tükikesed kätte, et saia peale seda palju lihtsamini määrida. Aga kellel sõela käepärast ei ole või kes ei viitsi seda sõelaga pärast puhastada, siis mul on veel juustunuga ja juustunuaga peaks ka saama ilusasti endale siit ja saia peale piisavalt peenikene tükk, laseb ilusti määrida ja külalistele ka ideaalne serveerida, nii et minul on saiad valmis, salat valmis, külalised võivad tulla.